Iga päevaga hukatakse üha rohkem iraanlasi. Sel nädalal oli 19-aastane Arvin, kes arreteeriti jaanuari ülestõusu ajal. Režiimi kohus mõistis ta süüdi, tsiteerin, sõjapidamises Jumala vastu. Ja möödunud nädalavahetusel poosid nad üles Põhja-Iraani vanglas. Teismeline hukati selle eest, et ta tuli protestile kohale. Ja siis täna hommikul hukati veel 2 inimest, Omid Bezad ja Puria Savad, salaja koidu ajal. Mõlemad arreteeriti 12-päevase sõja ajal ja mõisteti süüdi Iisraeli heaks spioneerimises. Ei mingit kohtuprotsessi, ei avalikku kohtuprotsessi, ei teadet. Mitte midagi peale režiimi enda kohtusüsteemi kinnituse, et nad olid juba hukatud. See toimub praegu, täna, samal ajal, kui ma seda saadet salvestan. Vaid mõned päevad enne seda sai kogu maailm näha, kuidas need hukkamised tegelikult välja näevad. Sest Isfahanis kogunesid 100 inimesed enne koitu, et proovida 2 noore mehe poomist peatada. Selle väljaku videod on raskesti vaadatavad. Rahva hulk seisis pimeduses ja hüüdis IRGC vägedele, et nad on autud, paludes, et seda ei juhtuks. Kuid julgeolekujõud ajasid protestijad vägivaldselt laiali ja poosiv mõlemad mehed ikkagi üles, avalikult väljakul. Ja see ongi nende avalike hukkamiste kogu eesmärk. See on teater ja publikuks on iga iraanlane, kes seda vaatab. Nüüd ma tahan, et te mõistaksite, et mitte miski sellest ei ole ühekordne juhtum. Ainult juulis hukkas režiim vähemalt 67 vangi. Nüüd on Teherani prokuratuur isegi teatanud kriminaalmenetluse algatamisest kõigi vastu, kes avalikult neid hukkamisi hukka mõistavad. Juba praegu ootab veel 10 meeleavaldajaid kohene hukkamine. Nüüd seostage see kõigega, mida me esimeses loos rääkisime, sest see hukkamiste laine ei toimu mitte hoolimata sellest, et Washington hoiab tagasi. See toimub just selle tõttu. Iraanis seespool muutub repressioon iga kord hullemaks, mitte paremaks, kui režiim jõuab järeldusele, et ta jääb ellu. Kui Trump jätab rünnaku ära mingi kokkuleppe nimel, mis muidugi kunagi ei teostu, kui tõeliste tagajärgede ähvardus viimasel hetkel alati ära võetakse, ei tõlgenda mullahid seda kui kutset mõõdukusele. Nad loevad seda kui luba suurpuhastuseks.